Tere hommikust! Tervist! Tere tulemast meie veebiseminarile digitaalne kuluaruandlus. Ja mul on hea meel, et te saite liituda ja ma loodan, et te kuulete meid hästi. Teie tänasel veebiseminaril kahjuks kaasa rääkida ei saa. Kui teil on küsimusi, mida ma eeldan ja loodan, et teil mitmeid on, siis vajutage seda Q ja A ikooni ja trükkige sisse oma küsimus. Meie püüame neile küsimustele siis jooksvalt vastata. Ja siis lähemegi hakkab pihta. Nii, see peaks pihta hakata peal edasi liikuma. Kõigepealt, kes me oleme? Joonas, tutvusta ennast. Tere, Joonas minu nimi. Ma olen Costpocketist. Olen üks Costpocketi asutajatest. Alustasime 2016 aastal ja tegeleme kuludokumentide digiteerimisega. Väga tore. Mina Airton, paljud, kes on Telema kasutajad, me ilmselt oleme kohtunud. Kui veel ei ole, siis tere. Ja mina olen Telemas tootejuhi rollis ja olen siis selle Telema lahendusega tema sünnist saati olnud ja meil on umbes sama pikk ajalugu, et me alustasime 2015 ja jõudsime 2016 esimest korda. Nii, aga millest me täna räägime, mis meie plaan täna on? Et Joonas räägib Costpocketist. Mis asi see on? Ja, ongi mõned slaidid. Näitan teile, räägin sellist üldist natuke ajalugu ja sellist üldist juttu. Ja siis lähme ka päris demosse, kus ma näitan, kuidas tšekki esitada, kuidas aruannet teha ja siis Airton näitab, kuidas need kõik Telema e-flow'sse jõuavad. Ja ennem kui me e-flows detailselt vaatame, kuidas need tšekid ja aruanded sinna jõuavad, ennem ma teen neile, kes veel Telema e-flow'st väga palju ei tea, teen kiire lühitutvustuse, et kindlasti ma kõikidesse asjadesse süvitsi ei lähe, et selleks ma hiljem kutsun teid eraldi temale, kes selle vastu huvi tunneb ja kes veel ei ole kursis, mida Telema e-flow teeb. Nii, siis Costpocketist, kas me saame enne tuttavaks ka oma külalistega. Meie ennast tutvustasime ja meil on siin paar kiiret küsimust, et me natukene teaksime hiljem sihti seada, mis osale siis rohkem tähelepanu pöörata, kas sellele, kes tšekke genereerib või sellele osale, kes tšekkidega tegeleb. Ja selleks väikene küsimus, kaks küsimust, ja panen selle käima, et milline on teie roll ettevõttes, et kas te olete raamatupidaja rollis, finantsjuhi rollis või hoopis tegevjuhi või tšekkimasina rollis, Tšekkimasina all me siis mõtleme inimest, kes toodab suures koguses kuludokumente. Jah, ja vastused tulevad. Ja, tšekkimasina väga palju ei ole. Tundub, et siis jah, et see, kes seda valu tunneb, see valukoht on teises kohas, kui see tšekki genereerija, kes võib tšekki küll ära vaadata, aga see on võib-olla kõige suurem mure. Ja siis oli küsimus ka tšekkide koguse kohta, sa poist päris palju on ikka tšekkide. Okay. Jah, et selles mõttes väga põnev. Ma ei tea, kas nemad ka näevad neid tulemusi? Kohe näevad, et me ootame viimased ära, kui keegi veel vastata tahab, siis 3, 2, 1 ja paneme siis ja jagame ka tulemusi. Ma loodan, et näete tulemusi. Ja siis näemegi, et raamatupidaja rollis inimesi on täna tulnud siia, kes siis tõenäoliselt kõige rohkem seda valu tunda saavad. Tšekkimasinaid täna ei lubatud siia ja teised rollid siis on jaotunud suhteliselt võrdselt. Ja koguse osas näeme, et mahud ikkagi on märgatavad. Me küll olime optimistlikud see 100 ja 500 üles panusime, et siin on tõenäoliselt kellel nii palju tšekki üle või siis
näeme, et tegelikult on päris mitmetel ka väga-väga palju tšekke. Aga aitäh, see aitas meil natukene sihti seada, et käsitleme siis raamatupidamise valu rohkem kui siis tšekkide tootja. Minul on see super, see teeb minu elu lihtsamaks ka, sest mina hästi tihti räägin just raamatupidajatega. Aga siis... Ma hakkan vist tutvustama, kas siit läheb edasi. Jah, kui sa võtad, siis... Ja siis... Nii, super. Ja siis ma natuke räägin teile siia postpocketest ette, kes veel ei ole kuulnud. Et tegutseme tänasel päeval 4 riigis. Eesti, Soome, Läti, Poola. Meil on tegelikult kliente üle maailma, aga nendes 4 riigis on meil nagu olemas koha peal inimene, kes pakub koha peal kliendituge ja koha peal, kui klient soovib kohtuda, teeb ka nagu müüki, saab klientide kokku ja tegeleb niimoodi klientidega. Ja kui vaadata neid numbreid, siis on näha, et Eestis oleme veel tänasel päeval kõige suuremad. Eesti on nagu see koduturg, aga praegu näeme ka hästi palju potentsiaali Soomes ja Lätis. Näeme, kuidas meil on nagu asju, mis tõenäoliselt hakkavad ka neid numbreid lähiajal tugevasti kasvatama. Ja kogu meie süsteemi, äppi, e-mailid, pilvekeskkond, kõike on võimalik kasutada 9 erinevas keeles, et on Eesti, Soome, inglise keel, Läti, Vene, Poola keel, Rootsi, Leedu ja nüüd lisame praegu ka hispaania keelt juurde. Et ongi 9 keeles juba võimalik kogu süsteemi kasutada. Nii. Natukene digiteerimisest. Jaanuarikuus, selle aasta jaanuaris käis läbi meie süsteemi 162 000 kuludokumenti. See on täitsa arvestatav maht juba. Palju rohkem kui eelmine aasta oma ajal. Kõvasti rohkem. Et ta kasvab meil päris jõudsalt. Veebruar oli natuke lühem kuu. Veebruaris on tööpäev, oli vähem, kuul üldse lühem. Seal tuli veebruaris natuke vähem, ma tegelikult vaatasin ka veebruari statistikat, aga siis ma mõtlesin, ma kasutan jaanuari oma, et seal on suurem number. Aga see ei erinenud palju, äkki oli 158 000, midagi sellist. Pakume siis nii robotdigiteerimist kui ka koos inimesega digiteerimist. Et see koos inimesega digiteerimine, tema ongi selline see nagu vanaaegse digiteerimine või see, mida on turul juba aastaid pakutud, kus ongi meie pool inimene, vaatab ka andmed üle. Siis esmalt käib robot ja siis vaatab inimene. Jah, täpselt niimoodi, et alguses käib robot oma töö ära ja pärast robotit on siis meie pool inimene, kes kontrollib üle, et kõik need andmed oleks õiged. Ja kui tema on need ära kontrollinud, siis see dokument läheb e-flow'sse, liigub meie süsteemist edasi e-flow süsteemi. Täna demo ajal ma kasutan seda ainult robotdigiteerimist. Selle eelis on see, et on hästi kiire. Ma saan teile kohe näidata, kuidas see digiteerib, vaatame koos andmed üle, saadame kohe e-flow'sse edasi. Ja kui tegelikult rääkida mahtudest, siis lõviosa dokumentidest käibki läbi ainult robotdigiteerimise. Et umbes 25-27 000 dokumenti käib läbi inimkontrolli digiteerimise, ülejäänud käivadki läbi robotdigiteerimise. Ma saan aru, seda robotit, mis õpetab teie konstantselt. Kogu aeg ehitame, õpetame. Tal on tegelikult täitsa endal võime ka ise õppida, ise uusi reegleid nagu genereerida. Aga ta ei ole päris nii tark, et kui te ühe dokumendi panete ja siis parandate selle ära, et järgmine nüüd oskaks, seal on nagu natuke rohkem seda massi vaja, et kui ta näeb, et mingi asi on nagu süstemaatiliselt nagu vale, et kui kõikidel olereeglisi dokumendid on midagi leia, siis ta nagu õpib sellest, et kõik muudavad seda arvenumbrit ära näiteks, et okei, seda tuleb vist mujalt otsida. Ja siis kui rääkida tšekkidest, tšekid olid see, millest me ka alustasime, tšekkide digiteerimine. Seal on niisugune huvitav trend, mida me praegu näeme, et kui me vaatame just Eesti turgu ja vaatame pabertšekke, siis me näeme, et see on pigem ajas nagu kahaneb, et ettevõtetel pigem on see tšeki maht, just pabertšekkide maht pigem nagu kahaneb. Aga mida me näeme nagu sellise hästi huvitava turuna enda jaoks on igasugused need internetiostud, et kui see ettevõtte juht ostabki, kasutab Bolti, Uberit, Airbnb-d näiteks, Facebookist, Google'ist, ostab kuskilt internetis midagi,
ja siis talle saadetakse see dokument e-mailile. Ta ei ole nagu päris arve, ta ei ole nagu päris check ka, on ju, et just nende digiteerimine on üks asi, millele me praegu paneme hästi palju rõhku, sest me näeme, et see interneti ostude maht on nagu päris suuresti kasvanud, ettevõtted aina rohkem kasutavad seda kanalit. Nii, ja kui rääkida natukene digiteerimise täpsusest, siis digiteerimisel, kus on ka meie inimene, koos nagu inimkontrolli digiteerimise täpsus on meil 99,5% ja see alumine tabel siin, alumine tabel, siis see on nagu robot digiteerimise täpsus. Ja kuidas seda lugeda on niimoodi, et siin on erinevad väljad, mida robot digiteerib. Näiteks esimene pangakonto number, valuuta, arvenumber, makse tähtpäev, viitenumber, dokumendi väljastamise kuupäev, VAT-rows on nagu käibemaksuread või siis nagu summa väljad koos käibemaksudega ja supplier on siis tarnija informatsioon. Ja kuidas seda lugeda on siis niimoodi, et võtame pangakonto numbri, siis recognition frequency on, et kui tihti robot annab välja tulemuse. Et kui te panete 100 dokumenti läbi meie süsteemi, siis 96 korral robot annab tulemuse, et tema leidis pangakonto numbri. Recognition precision on siis, et kui tihti see number, mis robot leidis, on õige. Ehk kui robot andis 100 korral tulemuse, siis 98 korral oli see tulemus õige. 2 korral ta leidis mingi tulemuse, aga see tegelikult ei olnud pangakonto number, võttis mingi muu numbris. Kui palju see täpsus sõltub sellest, kui hästi see pilt tehtud? Et kui ma teen pildi kursustsiklist kuskil, ma ei tea, mingisuguse looduse taustal, kas see mõjutab ka? Kindlasti mõjutab. Mida me ise oleme tähendanud, mis tegelikult hästi palju mõjutab, on seda, kui see dokument on nurga all. Et nagu külje all pilti. Ja, kui ta nagu, ta ei ole nagu read, ei ole nagu nurga alt niimoodi pilti. Jah, näiteks see dokument näiteks kõveralt niimoodi. Et siis robot nagu, siis ta kipub rohkem eksima. Et mida nagu sirgemini on, seda parem see on. Ja tahtsin veel üle, korra kasutan veel. Ja siis see cumulative ongi nende kahe arvu korrutis, ehk siis tema ongi nagu see täpsus, et pangakonto leiab meie robot digiteerimine 100 dokumendist 95 korral, ta leiab selle ja see tulemus on õige. See korrutis ongi siin lõpus. Nii, ja mõned nagu eelised, miks kasutada selliseid kaasaegseid süsteeme. Ma olen ise kirjutanud sammuke lähemale reaalajas dokumentide haldamisele, sest kui me oleme rääkinud klientidega, siis hästi palju meil öeldakse seda, et suurim erinevus, mis oli nagu enne postpocketite pärast, on see, et enne oli selline 18, 19, 20 kuupäev hästi selline raamatupidajal hästi palju tööd, ta pidi, kõik dokumendid tulid, ta pidi deklaratsioon ette valmistama, hästi selline peavalu ja stressi oli hästi palju. Aga nüüd selliste digitaalsete lahendustega raamatupidaja saab enam dokumenti kätte jooksvalt. Ehk siis uue kuu alguses tal on võimalik juba hakata vaatama, et kelle dokumendid on käes, võib juhtida, mõnel ettevõttel ongi kuu alguses saab juba deklaratsioonidega alustada, sest kõik on olemas. Mõne teise ettevõttega võib-olla on niimoodi, et on veel mõned inimesed, kes ei ole dokumente toonud, et raamatupidaja saabki kuu alguses kohe võib-olla juba nagu teada anda, et kuulge, palun need viimased 2 meest, kellel tomatud, otsige teie ka need dokumendid üles, et ma saan nagu asjadega edasi minna. Ei pea ootama rohkem. Ja ma tegelikult lisasin siia ühe graafiku ka. See graafik näitabki siis nagu aega, millal on dokument loodud ja millal ta on meie süsteemi esitatud. Et all siin on nagu päevad, et see on nagu esimene päev, eks see on see päev, kui see dokument loodi. Ja kui siit vaadates umbes 23% dokumentidest esitatakse samal päeval, kui ta loodi. Ehk sellele mehele printiti see tšekk, ta esitas selle põhimõtteliselt kohe see sama päev ära. Ja kui me vaatame näiteks 7. päeva, siis see on kuskil 50, 52, 53%
dokumentidest esitatakse juba esimese 7 päeva jooksul. Kui ma täna esitan tšeki, siis tõenäoliselt 22. kuupäevaks on need tšekid mul juba raamatutes olemas, et ma ei pea ootama järgmise kuu algust selleks, et need dokumendid mõnetaks. Jah, täpselt, et raamatupidaja saabki need varem nagu ilusti kätte. Ja miks see graafik, mõni võib küsida, et miks ta ikkagi nagu nii pika peale siin läheb, et miks mõned dokumendid nii hilja esitatakse. Ma ise usun, et see on sellepärast, et meil on ka ettevõtted, kes ei ole käibemaksu kohuslased ehk hästi väiksed ettevõtted ja nemad teevad seda dokumendi esitamist 1 korra aastas ja siis nemad panevad sinna hästi vanase dokumente ka, et eelmise aasta näiteks jaanuari dokumente, siis see veab seda graafikut nagu sellisest natuke pikemaks. Nii, siis veel mõned nagu eelised ongi, et digitaalne arhiiv, et kõik dokumendid on teil nii Telema eFlows kui meie süsteemis ilusti alles. Näiteks, kui ma rääkisin Apollo grupiga, siis nemad ütlesid, et üks asi, mis neile väga meeldib, ongi, et neil on kõik dokumendid Telema eFlows olemas. Et tšekid, arved, kõik käivad läbi selle ühe süsteemi, kõik on seal ühes kohas olemas. Ja viimaseks punktiks ongi, et andmesisestustöö anname üle nagu robotile, et säästame inimeste väärtuslikku aega ja anname sellise lihtsa töö üle nagu arvutile, kas nagu arvuti teeb seda. See vist peaks minu viimane slaid olema. Väga hästi, aitäh, et järgmise sammuna siis mina teen kiire ülevaate sellest, mis on Telema eFlow. Need tänased külalised, kes Telema eFlow juba teavad, ma ausalt ei solvu, kui te näiteks mõttemeilise korra, et ma siis letitan teile uuesti tulla tagasi, aga Telema eFlow, mis ta siis põhisisu on siis ostuarvete kinnitamine ja kulude jaotamine ja siis see ostuarvete accounts payable inglise keeles selle protsessi siis efektiivsemaks, automaatsemaks ja ülevaatlikumaks tegemine. Aga alustame samm natuke kaugemalt, et mida Telema teeb, et siin täna tegelikult palju külalisi, kes Telemaga ei ole minu andmetel väga palju varasemalt kokku puutunud, et Telema siis on EDI ehk siis elektroonilist andmevahetust jaekaubanduse tarneahelas ehk siis näiteks tellimused tänastes jaekauplustes, kus on siis lettidel piim ja muud kaubad, et siis need kaubad tõenäoliselt need liikusid elektroonilised tellimused üle Telema võrgu ja siis tarnijad siis saatsid elektroonilise saatelehe või siis vastuvõtu kinnituse. Nii, siis Telema tegeleb e-arvetega, muudab raamatupidamise protsessi tõhusamaks, see pool ongi siis see, kuhu poole siis ka eFlow langeb. Nii, Telema tooteportfell, nagu ma ütlesin, paremal pool need EDI lahendused, kus siis on tooteandmete halduse ja siis müügimeeskonna mobiilne äpp, millega saab müügimeeskond siis klientide juures käia ja siis koguda tellimisi ja nii edasi. Ja siis vasakpool on finantsosakonna tööriistad, mis on näiteks eFlow, e-faktoring, mis tähendab siis müügiarvete siis automaatne masinloetav edastamine panka faktoorimiseks ja siis on e-arvete saatmine ja vastuvõtmine. See pilt on siis, tahaks loota minevik, paraku see paljudes ettevõtetes on see tänane reaalsus ja täitsa see on see vahva pilt, mis meie üks lemmikud pilt on see pilt, et tõesti see toorn seisab püsti ja siis sellel hetkel, kui ma külas käisin, siis seisis ilusti püsti. Ja see pidi tavapärane uutakse arvi, et püüa siis midagi leidis. Aga mõne sõnaga räägin üle, mis see eFlow on, kuidas töötab, et mis suures plaanis, mis funktsioonid seal on ja siis kiire miks Telema ja siis tüüpe ettevõtted, kes siis on, millist tüüpe ettevõtted seda kasutamas. Mis on eFlow, sellest on juttu. Üks väärtus siis lisaks sellele, et protsess võiks kiiremale, võiks ka siis läbipaistavamale, et meil ei ole seda teadmatust, et kas mul on mõni arve tulemas või ei ole, kas ma saan Techleri juurde asuda või ma ei saa.
et kas kellegi kuskil lauasahtlis on mõni arve arvutus. Ja see on siis sünkroniseerib andmed siis sinu majandustarkvara või sõnavatustarkvara. E++ elab selline, meil on oma robotil olnud nimed, Robin, tema siis aitab siis kulusid jaotada, arvetelt andmeid lugeda ja siis kõike siis, võimaliselt kõike tausta tegevust aitab siis Robin teha, kinnitusringile saata arveid ja siis ka kinnitada arveid, kui temale see luba anda. Nii, aga eFlow, missugune ta siis on? Et vasakul on siin töölaud ülevaade ja kõigi arvete siis vaatamise koht. Ja siis töölaual on mul siis näha arved, mis on ettevõttesse saabunud. Siia saabuvad ka Costpocketi arved või Costpocketi siis aruanded, tšekid ja asjad, seda me pärast vaatame. Ja siin on siis minu kinnitamist ootavad arved. Võtan ühe dokumendi lahti, mida ma siin näen. Parem on suurelt see PDF või siis kuluaruanne või iganes tšekipilt on mul siin paremal ja vasakul on mul siis andmed. Selle kohta on siin näha siis kinnitusring, kes seda siis kinnitavad. Hetkel on siis Morgan CMS, kes peaks selle dokumendi üle vaatama. All on siis detailsed andmed juba siis arve või siis kuluaruande kohta, kui tänast konteksti vaadata, et mis see detailsus ja mis siis näiteks Costpocketi robot sealt välja luges, kuidas see kasutaja siis Costpocketi äpis selle ütles, et kas ta tahaks raha tagasi saada, kas ta maksab oma vahenditega või ühesõnaga kõik see, millest seda kõige peale siis räägib. Edasi, allpool on kulujaotus, kommentaarid, seotud dokumendid, et jah. Ja kui me siis nagu laives, kus me oleme siin alati paremal pool jooksnud PDF pilt, et kui ma siin vasakul pool scrollin allapoole, on siin mugavad ekraanil see näha. Jah, mugav navigatsioon ühelt arvelt teisele, kõik, mida siis võiks tänapäevaselt ostuarvete lahendused tegelikult juurde. Kuidas töötab? Tavapäraselt, mul läheb siin päris kaua aega. Täna ei hakka siin väga süvitsi minema, mõtlesin siin palju asju vahet maha. Joonas, kui ma jään siiski jutustama mõne punkti juures, siis ütleb mulle kiiresti, et tuleb ära lobis, et täna pidime Costpocketist tegelikult rohkem rääkima. Mul on see sama mure, kui ma mingite punkti juures jutustama. Okei, püüame üksteist rääkida. Aga asi hakkab pihta sellest, et kuidagi arved jäävad siia saama. E-arvetega on hästi. Need lihtsalt ühel hetkel on sul siin keskkonnas olemas. PDF ja paberarvetega. Siin saame siis abiks võtta roboti ja siis päeva siis alguseks või päeva lõpuks on meil arved siin postkastis olemas. Me tahame nad siis käsitsi või automaatselt suunata siis ülevaatamisele siis vastavate isikute poolt. Ja samamoodi on tegelikult siis aruannete ja asjadega, mis Costpocketist tuleb. Need samamoodi siis tegelikult tulevad sealt automaatselt, keegi neid siin sidestama ei pea. Et kui PDF ja paberarve täna eFlow klientide puhul sisestab see Robin, siis tšekke ja siis neid kuluaruanned koostab siis Costpocketi robot. Nii, edasi kulujaotuse juurde. Kuna mitmed tegevused selle ostuarvete juures on oma sisult suhteliselt korduvad ja mingite mustrite allunud, siis on hea mõte tegelikult muuta see protsess automaatsemaks nendes osades, mida siis on võimalik, et meil oleks rohkem aega siis tegeleda eristustega või mingite muude arendusprojektide või finantsprognoosidega või mille muu. Ja siis PDF-arvetel on ühed võimalused, e-arvetel on veel lisaks nende samade võimalusega, kuidas automatiseerida ka veel palju detailsemad võimalused, mis on siis näiteks reakohad, näiteks Joonas sõidab autoga, ta tankis bensiini ja siis see läheb
Postpocketi ettevõttes müügiosakonda, kui siis keegi teine sõitis autoga, kes on arendaja, mingi põhjusel käis kuskil konverentsil, et siis need lähevad siis arendusosakonda, et saab võib-olla peal nagu detailselt näiteks kütusekaartide või siis mingite Eesti Energia mõõdupunktide või mille iganes mobiiltelefonide numbri järgi näiteks automatiseerida. Näiteks vist saab ka automatiseerida nagu üüriarve. Just. Igakuine. Mis osa on kommunaal, mis osa on nagu see rent, mis osa on siis näiteks side, kui see side on tõesti. Nii, siin on 2 küsimust vahepeal. Kas kinnitusringi saab lõppkasutaja muuta? Väga hea küsimus. Vastus on ei ja jah. Selles mõttes algselt määratud kinnitusringi, et näiteks kui mina tahan oma ülemuse kinnitusringist ära võtta, seda ma teha ei saa. Küll aga kui mina arvan, et näiteks Joonas peaks ka seda arvet vaatama ja tema seal ringis ei osale, siis saab tema sinna kinnitusringi lisada justkui. Ehk siis natukene saab kinnitusringi muuta, aga kuri tegelikult ei saa. Et ma loodan, et vastas sellele küsimusele ja kuidas konteerimine käib. Konteerimine selles mõttes on suhteliselt sarnane sellele, mis ma majandustarkvaras teen ja selle automatiseerimine, seal on siis mitmeid võimalusi, mis siis on viitenumbrite ja muude asjade järgi. Ehk selles mõttes ma väga pikalt, kui sobib sinna teemasse sisse ei läheks, et ma lõpus pakun välja ühe eFlow online demo, kus me tegelikult vaatab neid asju palju detailsemalt, et see on hästi, mitmeid võimalusi, et ma ja natukene me näitame see konteerimist pärast ka lõpus vaatan, et me teeme nagu päriselt läbi, et ma näitan, kuidas ta Postpocketis need dokumendid sisse tulevad ja saadame need eFlow'sse ja siis... Ja seal põgusalt saab näidata, mismoodi see konteerimine seal käib ja mismoodi on tehtud. Et tuleb vastus. Aitäh küsimuse eest. Nii, aga jah, mõned lisavõimust ei arvata, et väga süvitsi ei lähe. Kinnitusringi osas vastaks nii palju, et selles mõttes mul on võimalik koostada mingisugune eelsaatnud vastatud kinnitusring, muidugi on võimalik ka ühekordseid luua, aga üldjuhul arved kipuvad läbima mingid teatud teekond. Et mul on neid, olgu neid teekond 10, 15, 20, aga seal on mingi muster. Ja siis ma saan selle ringi luua, kinnitada portaalis või mobiiliäpis ja kui ma näiteks olen juhatuse liige ja mulle on antud õigus volitada Robinit enda eest arvet kinnitama, siis on ka see võimalik. Või kui meil on sisekord reguleeritud näiteks, et juhtkond kinnitab ainult 5000 eurost suuremaid arveid, siis sellisel juhul on see võimalik see kinnitusringi seadistustest teha. Plus veel mitmed muud asjad, mis ka kogu selle protsessi siis efektiivsemaks aitavad muuta. Ja see automaatne arhiiv, et kui ma nüüd arvele ära menetama eFlows, on võimalik mul siis peegeldab eFlow selle infoga minu majandustarkvaras, kui käsitsi ei pea seda sisse trükkima. Saan selle iga kell ligi, samamoodi nagu Postpocketi keskkonnal, saan selle iga hetk vaadata, kus kohas need arved mul on. Ja arve arhiivi läheb detailne logiga, et kes mida millal tegi. Palju on lisavõimalusi, aga ma nendest väga pikalt ei räägiks, et lisatöölistade periood saaks kiiret lukku, millest Joonas rääkis, on ettevõtete grupid, kus siis on palju üksusi ja palju kasutajaid. Tšekkide kulurante haldamiseks on siis see teema, mida me täna räägime, Postpocketi liidestus, mis siis on hetkega need sünkroniseeritakse sealt äppis siia, mida ma vaatan. Ja andmete automaat kontrollib näiteks, kui tuleb uus pangakonto ja duplikat dokumenti ja nii edasi. Ja single sign on ka siis ettevõtetele, kes kasutavad siis tsentraalset sisselogimisteenust. Ja kokkuvõte enne pärast siis
ei pea andmeid mitu korda sisestama, kulujaotuse infot samuti peab mitu korda sisestama, kui ma varasti kirjutasin selle meili, et see on projekti 421 andmed, siis ma tegelikult kirjutan seda e-flow'sse nüüd ja raamatuga ja ümber tükkima pea. Vead sisestamisel võiks väheneda ja ülevaade kogu protsessist võiks olla oluliselt parem. Ja kuna ma olen natukene ajast maas, siis ma teen hästi kiirelt lõppu. Miks Telema oleme selles mõttes pikka aega selle asjaga toimetanud, fokusseerime palju kliendi toele, olgu süsteem nii lihtne kui tahes, on oluline, et oleks keegi, kelle poole pöörduda. Töökindluse number või see meie tehnikadirektor on selle üle, käib mina püsti ringi. Mitte tulla vaatama. Meil on samamoodi töökindluse number klient nagu on, või noh. Jah, võib-olla sellest saab aru siis, kui see ei tööta. Kui see on väike. Ja ilus ja mugav ja tõenäoliselt maailm või mugav on maailm kindluslik, eks ilu on vaata silmis. Ja ettevõtteid selles mõttes on seinast seina, on startupid, kes täna on juba päris suured ja üle väga mitmete riikide, siis kokku üle 50 riigi ja tegelikult kasutavad e-flow ja siis palju mitmeid muid tuttavaid nimesid. Aga natuke puristades ja vuristades oleme jõudnud lõppu. Tasuta online demo tuleb siis 22. märts kell 11, et kui huvi on seda vaadata, siis seal me räägime juba palju täpsemalt sellest konteerimisest, kinnitusringidest ja kõigist muust asjadest. Ja vaatan praegu hetkel minule küsimusi rohkem ei ole tulnud, et ma nüüd annaksin jutujärje üle mugavalt Joonasele, kes siis nüüd näitab, kuidas see äpp siis päriselt töötab ja demonstreerib teile, kuidas ühe arve siit ära menetleda saab. Jah, super, aitäh. Nii, see Costpocket äpp näeb siis välja selline. Teda on võimalik avada nii telefonis kui arvutis. Ainuke erinevus on selles, et kui te telefonis lähete tee pilt, siis ta läheb kaamerasse, arvutiga ta teeb kausta lahti. Kohe pärast näitan teile ka, kui me hakkame dokumenti lisama. Siis siin üleval on ettevõtted, minul on neid siin hästi palju, tavaliselt on teil neid siin 1 või 2, raamatupidajal võib muidugi rohkem olla. Siis on üksikud dokumendid ja aruanded. Piiluda. Siin on üks, nagu näha, üks poolik kuluaruanne, mis on mingi põhjusel esitamata jäetud. Et kui ma lähen kuskile reisile, siis ma saan aruande lahti teha ja koguda kõik dokumendid reisi jooksul sinna ja siis lõpuks esitada selle üle aruandele. Täpselt nii, jah, et see mõte ongi see, et aruanne võib olla avatud nii kaua, kui te soovite. Kui lõpuks olete kindel, et kõik dokumendid on siin esitatud, siis on see hetk, kus te saate vajutada siia esita aruanne ja siis ta liigub edasi Telemasse. Nii, ja siis üleval on seaded, sellest ma räägin teile täiesti lõpus, täpselt, mis seadel kõike teha saab. Ja siis siin ongi lihtsalt see dokumentide list, mis siin on juba esitatud. Oleks vaja lahti teha. Niimoodi, aga hakkame siis peale. Ma kõigepealt siis näitan, kuidas üksikult tšekki esitada. Siis teeme koos ühe lähetusaruande ja näitan lõpus korraks, kuidas see sõidupäeviku kokkupanek ka käib. Nii, siis lisagaleeriist. Nii, siit. Ja võtame selle dokumendi. Kas ma saan näidata ka teile seda? Ta vist teile seda kahjuks ei näita. Ei ole hullu. See on üks kütuse dokumenti iseenesest. Kui ma kasutan telefoni äppi, siis ma võin sealt oma galeriist valida ka, et ma ei pea ainult äpiga neid piltidega, vaid valin galeriist välja selle, mis ma soovin siis sinna üles laadida. Jah, täpselt nii. Ta vast on lihtsam teha otse äpiga pilti, aga jah, kui teil on hästi kiire, siis on võib-olla lihtsam teha see pilt ära ja pärast äppi üles laadida dokumenti. Nii, kui dokument olete ära pildistanud, siis ta küsib mõned küsimused, et ta küsib, kas see kuulus hüvitamisele, et kas mina eraisikuna soovin saada seda raha nagu tagasi. Ma soovin, et ettevõtte maksaks mulle seda raha tagasi või ei kuulunud hüvitamisele ehk juba maksti ettevõtte vahenditest. Kas me võtame küsimuse vahepeal?
Teeme selle küsimuse siis, kui me räägime liidestamist, et siis saab pikemalt rääkida nendest liidestustest erinevate tarkvara. Meil tuli üks liidestuse kohta üks küsimus, siis me võtame pärast selle uuesti ette. Nii. Ja selle dokumendi eest maksti ettevõtte kaardiga, ehk siis mina erasikuna ei saa raha tagasi, ma ütlen, et ei kuulu hüvitamisele ja panen, et firma kaardiga maksti ja kütuse dokument, paneme ta auto alla. Nii, siis siin on võimalik kirjutada kaasa ka kommentaar või valida juba olemasolevate kommentaaride seast. Näiteks, kui on mingi projekt või objekt, mis ongi lihtsalt võimalik klõps, ta lisabki selle nimetuse siia üles. Salvesta, siis siin on võimalik ta lisada aruandesse või luua uus aruanne ja siin ta näitab ka lahti olevad aruandeid, siin on üks aruanne, kuhu ma saaks seda praegu lisada. Aga nagu ma ütlesin, saadame selle esimese dokumendi ükshaaval Telema iFlow'sse. Et tavapraktika on see, et tõenäoliselt neid üksikuid dokumentide väga palju siin Telema iFlow'sse ei taha saata, et te pigem tahate aruande teha, aga lihtsalt proovi mõttes saadame selle dokumendi oma päi. Nii, ja siis siin on näha see dokumendi pilt ja kõik andmed, mis robot välja luges. Sellel dokumendil leiab kõik andmed, aga alati ta seda ei tee, et oletame näiteks, et ta valuutat ei leidnud, eemaldame selle ära, kui see oli vale, siis nüüd pean mina ise lisama selle puuduvad väljad põhimõtteliselt. Lähengi jätka ja nüüd ta küsib, et okei, aga mis see valuuta siis oli? Siis vajutan siit lihtsalt euro. Siis oli üks küsimus, et kuidas tegutseda korraga ainult osa tšekid kuulub hüvitamisele, et sa näitasid, et seal saab summat muuta, et kas ma siis peaksin selle summa seal ära muutma? Ja. Ma ütleks niimoodi, et suures plaanis on 2 praktikat. Mõned raamatupidajad ütlevad niimoodi, et lase ta ikka täis summaga, aga pane kommentaari. Pane kommentaari lahti, siis kirjuta mulle, et ma ostsin kütust ja kabanossi, et ainult kütus, et hüvitada 60 eurot näiteks. Või mõnel teisel juhul ongi ka raamatupidaja ütleb, et palun muuda summa ära. Selles mõttes, et tegelikult ma saan, et tegelikult on võimalik seal see summa korrigeerida ära ja panna kommentaar. Sama lugu tegelikult hiljem, kui vaatame iFlow keskkonda, et seal on tegelikult samamoodi, kui ma vaatan, et see kabanossi, et ka see tegelikult ei lähe. Ei olnud ettevõtteks kulu. Et raamatupidaja saab selles mõttes selle summa saab ära korrigeerida hiljem. Ja ma arvan, et selles mõttes osa tšekist ja selle me võime hetkel lugeda vastatuks. Siin on olnud küsimus, kas Telemas on sidemeid password'iga. Ma korra vastan selle ära, et sellega on lugu, password'iga on seosed, meil on password'iga mitmeid tegelikult liidesid, see password selles mõttes on hästi suur ja meil on väga erinevaid teenuseid, et siin me võiksime, kui on täis muid, me saaksime rääkida, missugune see huvi on, et on kliente, kes kasutavad Telema teenuseid ja password'ist menetlevad arveid, on kliente, kes siis password'ist võtavad vastu e-arveid ja on siis kliente, kes saadavad password'ist klientidele e-arveid ja nii edasi. Ehk see on hea küsimus. Konkreetselt vastata ei oska anda tausta vastu, et kas selle teenusega, millest jutt praegu on, et tõenäoliselt on. Kas sa nüüd ma läheks edasi. Ma teeks niimoodi, ma teeks nüüd ühe aruande ka ja siis annaks Aiton üle ja siis Aiton näitab, kuidas nad. Okei, kas see sai see tšekk, mis siin üleval oli? Jah, see näitab nüüd, et on saadetud, see peaks olema juba Telema iFlow's. Okei, siis nüüd tuleb aruanne ja siis ma lähen vaatame iFlow's, et kas on ikka kohale jõudsin. Jah, ma võib-olla teen selle sõidupäeviku tüki ka. Okei, seda sõidab. Jah. Nii, siis see oligi siis see dokument, mis me just lisasime. Teeme nüüd niimoodi, et lähme teeme ühe aruande ka. Me siia aruandet täbi alla võtame uus aruanne. On võimalik siis on nii kulu kui lähetusaruannet teha. Kuluaruanne on hästi lihtne, ongi lihtsalt aruande nimi, lisate terve kuu jooksul kõik oma kulud sinna aruande alla ja kuu lõpus vajutate aruanne valmis ja läheb Telemasse edasi. Ma näitan lähetusaruannet, see on natuke huvitavam. Seal on päevarahad ja koht, kus te nagu sõitsite ka sees. Niimoodi. Ja teeme niimoodi, et see ei olnud Eestisse, see oli välismaale.
kõike me soovime päevarahasi ka saada. Siis lisame alguskuupäevaks, oletame, et me käisime eelmisel nädalal 7. kuni 10. Siis ta küsib ka, et mis see lähetuse eesmärk oli. Käisime Soomes oli koosolek. Lisaks on võimalik, et kui näiteks jõudsite enne kella 3, öösel tulite öise lennuga, siis viimase päevast päevaraha ei saa, seadusest tulenevad asjad siin. Ja mida on võimalik ka teada, arvutab siin päevarahad kokku, on võimalik kohandada seda summat, et näiteks kui teie ettevõttes on selline reegel, et ei maksta nagu 50 eurot, vaid makstakse vähem, näiteks 40 eurot, siis on võimalik siia see summa kirjutada ja siis ta nagu arvutab selle ümber, mis see siis päevarahad on. Vaikimisiga võtab minu asukoha riigi järgi selle summa. Maksimaalne, jah. Okei, ja kui ma olen Soome kodanik, siis mul on see Soome arvutuseks. Täpselt nii. Soomes on see kordades keerulisem kui Eestis. Okei, ühesõnaga siis see äpp kohandub siis vastavalt sellele. Soomes on näiteks vist üks huvitav asi on see, et kas kui on näiteks, kui teil on kaasas treeningkoer või asi, näiteks mingi osa sellest muutub, kas kui lähed kolleegiga koos, siis see muutub. Soomes on see hästi keeruline päevarahades. Eestis on üpris lihtne. Nii, ja siis nüüd ta on valmis, panemegi lihtsalt salvesta. Nüüd ongi see aruanne loodud, päises on näha see põhiline informatsioon ja näha on ka, et siin ei ole veel ühtegi dokumenti. Et lisame nüüd siia mõned dokumendid. Ma teen seda natuke kiiremini, kui me alguses tegime. Alguses juba nägite, kuidas see käis ja paneme need dokumendid kõik kuuluvad hüvitamisele. Mina eraisikuna soovin seda raha tagasi saada. Ja teeme siis ilma kommentaarita. Saame veel. Siia mingisuguse kommentaari ka. Nii, nüüd me oleme lisanud siia 2 dokumenti ja ma alguses vist natukene rääkisin ka, et meile on võimalik dokumente sisse saata e-mailiga. Siis ma tahan näidata nüüd teile ka seda, et ettevõttel on oma unikaalne e-maili aadress, kuhu saab dokumente saata sisse, aga igal aruandel on ka veel oma unikaalne e-maili aadress, et siin ongi näiteks aruande nimi on Soome pluss minu nimi, Joonas pluss ettevõtte nimi. Et kui ma Airbnb-s planeerin endale ööbimise, siis ma tegelikult saan seda Airbnb tšeki saata siis aruandesse vajaks. Ja, täpselt. Või läksid lennukiga Soome ja kodust maja eest võtsite takso, Bolti, et lennujaama sõita näiteks. Ja. Nii, ja siis lihtsalt, et teda kopeerida, me siis teete klõpsu peale. Nii, nüüd lähme korraks minu meili postkasti. Ja otsime selle Bolti dokumendi siin. Siin on näha. Bolti puhul on see äge asi ka veel, et tema puhul see päris arve tegelikult on siin selle lingi all. Meie võime lihtsalt selle e-maili edasi saata ja meie süsteem oskab võtta selle arve siit alla laadida ja ära digiteerida. Lähme siis üles uuesti. Lähme forward. Nüüd kleebime selle e-maili aadressi. Aruande e-maili aadressiks. Jah, aruande oma, selle, mis ma sealt kopeerisin. Soome pluss minu nimi pluss ettevõtte nimi. Ja teeme niimoodi, ma võiks ta tegelikult otse kohe saata, aga teeme niimoodi, et oletame, me soovime ka mingit kommentaari raamatupidajale ka juurde panna, siis kui me paneme muuda pealkirja, siis kõik, mis siia kirjutate, see tegelikult läheb raamatupidajale kommentaarina kaasa. Siin on juba olemas see kommentaar, et ma siis seda praegu muutma ei hakka, aga ma võin vabalt nagu seda muuta, et näiteks mulle meeldib see algus siin on, võtame näiteks selle ära. Nii, ja lihtsalt ongi salvesta või saada. Nii, nüüd võime korraks äppi tagasi minna. Aha, siia. Nüüd tal läheb natukene aega, et see e-mail jõuab meie süsteemi sisse, seda laeb sealt e-maili seest selle PDF-arve välja ja siis robot hakkab digiteerima ka seda.
kui me räägime tšekkide digiteerimisest, siis robot digiteerib neid tavaliselt 3-4 sekundit, aga ta maksimaalne aeg on 14 sekundit seda digiteerida. Kui te saadate e-mailiga dokumendi sisse, siis robotil on aega kuni 1 minut seda. Aga võib-olla ma mõtlen, et korra võtaks need küsimused vahele, et selles mõttes, kui ta impordib seda, et meil on siin tegelikult vaataks... Värskendusega juba vaatame, mida ei tee seda värskendusega. Seda ei ole, siis ta teeb. Ja tegelikult juba on olemas. Siin ilusti, aga teeme... Siin oli küsimus kuupäeva formaadi kohta, et kas kuupäev ja aasta oli see, et kuidas sellega on? Jah, ta on vist praegu, kas sinu arvuti, sul on iseenesest õige see. Ta peaks olema, ta peaks olema äpis, kui see on Eestisse registreeritud telefon, ta peaks olema normaalne see, ta praegu on... see on siis brauseri seadetest. Minu arust küll, jah. Kas teie brauser, kas see on ingliskeelne brauser äkki või sellepärast? Sest minul on samamoodi, on brauseri seadetes on see Ameerika maa. Kui äpis, ma saan aru, kui minu telefon on mingi Eesti seadetes, siis ta peaks olema õigest. Ta peaks olema õigest. Sellele küsimusele siis saime vastuse, saame viimase küsimuse ka. Võime kinnitada tühja arvanud enne lähetust, ehk põhimõtteliselt vormistik lähetust. Et kas juht saab ette kinnitada ära, et selle, et ma lähen lähetusele või seda veel ei saa? Jah, sellist asja praegu ei ole. Jah, see on see, mäeta, mis see nimi täpselt on. Jah. Ma tean, et riigiasutused hästi tihti kinnitavad, on niimoodi, et juht kinnitab ära selle lähetuse ja siis alles sa võid minna. Ühesõnaga see lähetuse luba tuleb küsida muid kanaleid pidi ja siis see lähetuse tulemus saab siis siin tööle. Et tänasel päeval sellist loa küsimusvõimekust ei ole. Aga me oleme tegelikult selles mõttes siin ühe küsija jätnud ootame vastamises, kui ma vastasin, et vastame äkki tema küsimusele ka ära, et ma mitte ei tea, kumma kohta see küsimus on, kas Telema Inflo kohta või Postpocketi kohta, et Telemaal kokku on liidestusi selles mõttes 60 pluss, 70 pluss erineva tarkvaraga. Inflo liidestusi on seal mingi hulk neist ja on nagu selles mõttes natukene lõpuni keeruline öelda, sest osade tarkvarad on erinevad versioonid, mis sellega on teemis. Aga on kindlasti levinumad tarkvarad siin Baltikumi turul on liidestatud, et kui on konkreetselt, siis me saame konkreetsetest juhtudest rääkida. Aga Postpocketil mul on võib-olla kõige lihtsam isegi koheselt näidata. Jätamegi selle aruande praegu istuma, tuleme siia pärast tagasi. Lähen korraks tagasi ja lähen seaded ja lähen liidestused. Ja siin on näha kõik kohalikud liidestused. Meil on ehitatud niimoodi, et kui te registreerite ettevõtet, siis te küsib, mis riigis te olete. Ja siin ongi kõik liidestused, mis on meil Eestis. Et kui te kasutate mõnda välismaa tarkvara, siis igaks juhuks võite küsida meilt üle ka. Et võib juhtuda lihtsalt, et see liidestus on näiteks Läti riigi all või Soome all või Poola all mingil põhjusel. Aga ma ütles ka samamoodi, et kõik nagu suuremad tarkvarad peaksid olema siin nagu esindatud. Et kõik nagu rohkem tuntumad tarkvarad peaks olema olemas. Aga kas me nüüd võime minna, lähme tagasi raporti juurde ja protsessi aruandega, nüüd oleme reisilt tagasi ja tahaks nüüd raha tahaks saada. Nii, lähme siia, lähme aruannete alla ja võtame selle lähetusaruande, mis ilusti ootab. Teeme veel ka sellise asja, et enne kui me selle ära saadame, teeme ta lahti. Ma saan teile ka näidata, et ta laadis sealt e-mailist siis alla selle PDF-i, mis on sinna lingi alla oli pandud. Ta on siin just olemas. Anki andis see härra, kes kohale tõi, eks? Mitte see ei ole Bolti uus juriidiline nimi. Jah, täpselt, et kui te kasutate Bolti niimoodi, et on ju
taksona keegi teine sõidab, siis see inimene hästi tihti on oma OÜ-ga, osutab seda teenust teile. Kui te kasutate Bolt Drive'i, kus teie sõidate, siis minust on Bolt Operations, vist on see tarnija, ja, et siis ta tuleb niimoodi. Ja meie veel teeme veel ühe asja, enne kui me ära saadame selle aruande, lähme hüvitamise alla ja lisame, et ma maksin eraisikuna selle eest ja ma tahan tegelikult ikka raha nagu tagasi saada ka selle sõidu eest. Nii, tagasi ja tegelikult nüüd olemegi valmis, et reisul käidud, kõik kulud on olemas, siis panengi, et esita ja esita. Genereerib sellest PDF-i ja saadab Telemaa e-flow'sse edasi. Nii, ja enne rääkinud, kui ma annan sulle sõna, ma teeme kiiruga ühe väikse sõidupäeviku ka. See on meil hästi uus funktsionaalsus. Ta ei ole nii uus, aga me pole seda põhimõtteliselt välja reklaaminud, et seda on üpris uus funktsionaalsus. Eelmise aasta oktoobris oli esimesed julged kliendid, kes hakkasid seda proovima. Nii, siis oleme uuesti siin aruannete all, teeme uus aruanne ja võtame siit sõidupäevik. Oletame, et teemegi siis märtsi oma. Nüüd ühtegi sõitu ei ole veel lisatud. Saame siis sõidud ka. Teeme niimoodi, et esimene sõit oli meil siin kuskil märtsi alguses. Käisime siis, kasutame juba olemasolevat, et käisime Rakveres ja ma näitan teile, siin on üks auto juba lisatud, tegelikult on võimalik teha kahte moodi, võimalik teha ettevõtte autole, ehk siis sellel juhul on ju teie ise mingit raha tagasi ei saa, lihtsalt fikseerite nagu oma sõidud ära, peategi nagu sõidupäevikut või siis on ju, mida mina teile ka täna näitan, ongi isikliku sõiduauto hüvitus, kus on ju töötaja peab minema näiteks kuhugi kliendi kohtumisele või kuhugi ja kasutab selleks oma isiklikku autot ja soovib, et ettevõte hüvitaks talle selle kulu siis tagasi. Nii, lisamegi see isiklik sõiduauto, siis tuleb siia auto number panna. Suvalised numbrid siia. Niimoodi. Ja nüüd ta küsib odomeetri näitu. Ütleme, et see on selline rohkem nagu elu näinud masin, et 200 000 on ees. Ja siis oletame, et see sõit oli 250 kilomeetrit. Jätka. Siis ta näitab sellist kokkuvõtlikku vaadet ja näitab, et 75 eurot hüvitatakse teile selle sõidu eest. Ja ma lisan nüüd kiiruga ühe sõidu veel, et see oli eile, käisin jälle Rakveres on palju kliente ja siia näidu ka. Okei, ma nüüd enam ei pea seda algust nagu uuesti täitma. Ja ta pakub nagu selle eelmise sõidu. Ja salvesta ja ongi sõidud meil siin olemas ja esitame. Aga mille alusel ta arvutab seda 75 eurot? Ta vist võtab 30 senti, see on seaduse maksimum jälle. Et 30 senti kilomeetri pealt võib hüvitada, kui on see isikliku sõiduauto hüvitis. Ühte lähetusarvandus võimalik mitu. Kas ühte lähetusarvandus võimalik lisada mitu lähetust? Et käisin see nädal, järgmine nädal ja eelmine nädal. Ma saan aru, aga võib-olla tõlgendan valesti. Mina arvaks, et äkki oleks mõistlikum siis teha niimoodi, et tehagi niisugused ühepäevased lähetused. Käisite Soomes, see ongi üks lähetus, saadate selle raamatupidamisse, nüüd järgmine nädal lähete uuesti, see on nagu siis järgmine lähetus. Et iga kui meilist õlus on siin mina, kui mina käiksin seal lähetusel, siis ma tahaks võib-olla rutem üldse saada. Ja võitleme ka. Ma tahaks selle kohe ära teha, et ma 6 aega ootan, et mul on võib-olla 10 päeva lähetus, on päris oluline summa. Et ma soovitaks teha eraldi iga kord siis see nagu aruanne
siis isikliku passi koopia. Jah, seda on meil veel ei ole, seda võimalust, mida saab teha. Aga selleks ei ole ka head võimalust praegu. Meilt on seda küsitud, väga hea point, et üldse küsitakse seda, et kas siia sõidupäevikusse oleks vaja lisada siis sõiduauto registri passi koopia. Tänasel päeval tõesti väga õigus ei ole väga hea varianti, kuidas seda teha, aga mulle tundub, et seda aina rohkem küsitakse. Me peame selle siia tegema. Ma näeks seda ise kuidagi niimoodi, et siit saaks passist pilti. Et ongi, et klient saabki selle passi pildi ka siia kohe aruandesse kaasa lisada ja ta tuleks nagu lisadokumendina aruandele kaasa. See on jah, väga hea point on see. Kas esitame selle ära? Jaa, esitame. Selle aruande. Esitame selle aruande ära. Nii, ma vajutan siin nuppu. Jah. Nii, kinnita, olen kindel. Jah, olen kindel sellest. Ja nüüd siis nüüd on tehtud. Tehtud. Eks ju. Ja siis nüüd siis justkui peaks need siia jõudma, eks ju. Võiks. Vaatame, kas jõudsid. Jõudsid. Kõik 3 on kohal, eks ju. Veel natuke suuremaks. Et nüüd Joonas esitas seal arved ja sekid asjad ära, et siis nüüd ma saan minna ja e-flows juba vaadata minna otsa. Et mida ma siin näen, et esiteks ma haaran selle enne lauale, siin on näha siis see lähedusanalüüs, mis sealt siis sündis, kuidas siis tehakse selline dokument, mis mul siis hiljem on arhiivis ilusti näha. Ja kui sa liigud natuke allapoole, siis on kõik pildid on ka kaasas ja pildid on samas järjekorras kui need read. Jah, pildid on siin nagu ridadega tehtud, siin on tunnused külge pandud, mis ta sealt valmis, transport, et ma saangi siis vastavalt, kuhu ma saan näidata, mismoodi ma neid reegleid saan teha. Et Joonas on siin nüüd olemas, Joonas on selle aruande esitanud. Ma hakkan sellega pihta. Mida ma siin näen, on see, et siin on andmete kontroll, eks ju, see võib-olla siin antud juhul ei ole oluline, et see temal on mingi imelik registrikood siia pandud. Aga see selleks, et pangakonto järgi tunneb siis ära tegelikult e-flow tunneb ära Joonase, et e-flow, see on Joonasel siis nagu justkui siis aruandme esitaja või siis hankija kaart justkui tehtud, et Joonasele saab kulusid siis hüvitada. Siin on ka siis pangakonto järgi ära tuntud, et need peavad siis klappima, et automaatselt see asi toimub. Ja mida ma siin näen, päevarahad, ma saan siin tekitada reeglid, et mismoodi justkui käituma peaks. Et vaatan transpordi puhul. Võtan selle lahti, et mis kontole ma selle tahan panna. Vaatame. Transportation, bus, train, taxi. Tundub, et selline konto on meil olemas. Ja sinna ma siis lisan. Kui ma teen seda ühekordselt, siis mul ei ole rohkem vaja midagi teha. Aga kui ma tahan, et järgmine kord ka, kui omasilt tuleb kuluaruanne ütleb sinna, et see on tegemist on siis, mis ta siis ütleb? Transpordikuluga. Ja, ütleb siis, et tegemist on transpordiga või tema on teinud ostused Olevexist, et siis sellisel juhul ma saan siin selle reegli salvestada. Ja salvestan selle reegli. Ja mida ma siis nüüd näen, et siin on see reegel olemas. Rohkem tunnuseid siin antud juhul ei ole. Ta on vaikimisi käibemaksu siia ka külge võtnud. Ma võin selle, siin on käibemaksu kood 1, käive Eestis, see vist oligi Eesti. Et kui ma võin seda lihtsalt niisama salvestada, võiksin ka samamoodi sellise reegli teha. Mida ma näen ka, et tegelikult siin ka teistele transporditunnustega ridadele on siis tulnud see infosid külge. Ma ei hakka praegu kõiki neid asju ridasid läbi niimoodi jaotama, aga sisuliselt on see, et ühekordselt seadistan selle ära, kuidas see kulujaotus siis käituma peaks ja järgmine kord, kui juba tuleb, ma saan lihtsalt üle vaadata selle, et kas kõik on siin klaar ja kas mulle sobib nii, nagu siin seatud on. Kui tahan, ma võin seda alati muuta ja toimetada sellega. Ja kui siin üleval on, siis justkui
nagu detailselt ja neid transporditšekke sul on 50 tükki võib-olla, mida sa siis kokku kogud, siis allpool tegelikult on see kulujaotuse plokk, mis siis arvutab kokku kõik samasuguse pead, et mul tegelikult raamatupidamises ei ole vaja 50 ridasid nagu kõigi transpordiga, kui nad kõik on klaar ja kõik on okei, siis ma lihtsalt, siis ta siin tegelikult automaatselt seda siis ka kokku liidab. Ja võib-olla ma siis selles mõttes e-flows väga palju pikemalt ringi ei käiks, et kui ma tahan siin võtta järgmise dokumendi, tahan siin sirvida, sellest põgusalt oli ka juttu, siin on näha see ühekorne tšekk, mille sa siis saad ka ja mis sa soovid, et siin hüvitataks või tähendab, see ei kuulu isegi maksmisele, et kui ma oleksin pannud, kui sa oleksid pannud, et sa soovid seda tagasi saada, seda raha, et sa maksad ise, siis siin oleks selles mõttes maksesaajas oleks Joonas, kes siis seda maksa saab, aga hankija oleks siis ikkagi olemas, et sealt siis vastavalt sai see kaup või siis see kütus ostetud. Selle dokumendi eest maksti nagu ettevõtte kaardiga, et on tasutud ja ettevõtte vahenditest juba tasutud. Jah, et ma ei pea enam seda uuesti siis maksma hakka. Selline selles mõttes e-flowst läheb ta siis, saan selle siis aruande siis näiteks saata ka kinnistusringile. Siin ühtegi kinnistusringi hetkel sellele tema kontol ei ole, aga siit siis ta võiks siis teoreetiliselt käia niimoodi, et Joonas käib reisid ära ja siis käivad kulujaotuse info käiakse, arvutatakse üle ja tegelikult võiks ta minna kohe Joonase ülemuse töölauale, kes siis vaatab üle, et jah, Joonas õigesti võis käia ja kõik kulud on, need lähevad ettevõtte kulusse, mis seal oli, et seal ei ole siis mingisuguseid kabamesse ja muid asju ostetud. Ja siit ma selles mõttes e-flow osa lõpetaks, et ja ütleks hästi kiirelt, et me tegelikult oleme päris pikalt koostööd teinud ja nüüd me siis avalikult esimesed saame sellest rääkida, et seni on meie koostöö sujunud, et aastate jooksul on mitmed telefonikliendid siis Postpocketi teenust juba edukalt kasutanud, et kellel huvi julgelt proovida, sa saad rääkida paari sõnaga, tahad kindlasti hinnastamisest rääkida. Ja ma näiteks võib-olla korraks veel täpsemaid seadeid, ehk ma näiteks, et kui ma tean, et läheb kitsaks, ma näiteks lihtsalt seda, et meil on võimalik nüüd teha erinevaid modifikatsioone, et iga ettevõte soovib kasutada natuke erinevalt. Ma näiteks natuke neid ja siis hüppaks hinnastamisest ka üle. Nii, läksin siis siia esilehele tagasi ja lähen seadetesse. Käin siit kõik kiiruga nagu läbi, et esimene ongi minu konto, ongi minu eesnimi, perekonnanimi ja siis see pangakonto aadress, kuhu, kui ma soovin saada hüvitada, mulle maksaks tagasi, see on hea kirjutada enda see pangakonto siia. Siis emaili aadress, siis igal ettevõttel ongi unikaalne emaili aadress ka, et kui siin emailile saada, siis see dokument tuleb lihtsalt üksiku dokumendina sisse. Siis on keelevalik, millest me enne rääkisime, siin on need 3 uut keelt, mis hiljuti lisati. Siis on ettevõtte andmed, siin vist väga midagi huvitavat ei ole, võib-olla ainuke huvitavam asi on see lisamine teise ettevõtte arvele, et kui teil on näiteks grupp ettevõtteid, et teil on mitu ettevõtteid, et ei taha, et igal ettevõttel tehakse eraldi arve, siis on võimalik see siit sisse lülitada ja kellele siis see arve tuleb, et paneme, et selle ettevõtte eest tuleb Postpocket OÜ-le arve. Et on võimalik luua koondarve. Ehk siis see Postpocketi teenuse eest, et ei maksa iga grupi ettevõtte ära. Ja, et meie teenus tuleb teile ühe koondarvena. Nii. Andmed, liidestusi me põgusalt juba vaatasime. Kasutajad, siin on siis võimalik näha kõiki, kes on administraatorid, kes on lihtsalt kasutajad, on võimalik kasutajad teha administraatoriks ja on võimalik ka lisada uut kasutajat, et siis lihtsalt tulebki lisada siia uue inimese emaili aadress, valida, mis keeles saadetakse talle see esimene instruktsioon, et talle tuleb ilus kiri ka, et teid lisate selle ettevõtte alla, kuidas nüüd edasi jätkata ja võimalik valida, et kas temast saab siis administraator või on ta lihtsalt tavakasutaja. Siis on hinnastamine,
Siin on võimalik hinnastamispaketti valida. Ma näitan kodulehelt teile veel lõpus kiiruga, aga kuidas see hinnastamine täpselt toimub, et siin on kodulehel rohkem informatsiooni, mul on lihtsam seletada. Ja siis siin on täpsemad seaded, näitan siit ka mõnda punkti. Paneme haldab dokumendi esitamise sätteid. Meil on võimalik siis selline asi teha, et kui me siin enne esitasime dokumente, siis ta küsis järjest meilt, et kas see kuulub hüvitamisele. Siis ta küsis, mis see kululiik oli, siis ta küsis, mis see kommentaar oli. Meil on võimalik teha niimoodi, et lisame Express režiim, siis tähendab, et ta ei küsi mitte ühtegi nendest küsimustest. Näitan teile ka, kuidas ta siis välja näeb. Et näiteks kui ettevõtte juht ütlebki, et tead, tema ei vitsi nii palju neid nuppe seal klõpsida, et ta tahaks lihtsalt dokumendi esitada ja siis ta peaks kohe jõudma. Ta küsib see aruandevaade ja hüppab kohe sinna, kus robot näitab, mis ta leidis. Ta paneb salvesta, dikteeritud ja edastab nagu selle dokumendi ära. Et on võimalik nagu sammud sealt vahelt ära võtta. Oleks uuesti tagasi. Võtame Expressi maha ja ma näitan ühte teist asja ka, mis saab teha, on halda kululiike. Siia. Enne te nägite, seal oli meil 4-5 kululiiki. Ma lisan selle sisse. Siis nüüd siin on mul võimalik neid kõike modifitseerida. Näiteks kui minu puhul ütled, et mulle ei meeldi, et see on auto. Ma tahaks, et see oleks sõiduauto näiteks. Nii. Sõiduauto. Ja praegu veel on niimoodi, kui on sõiduauto, vajutate, siis seal on 2 alamkululiiki. Oletame, et ma tahan siia veel ühe alamkululiigi ka lisada. Alamkululiigi ja on klaasipesu näiteks. Nii, olemas. Mis on see alamkululiiga? Et siin on nagu täiesti võimalik seda teha selliseks, nagu teile sobib. Et võite need olemasolevad ära kustutada, juurde lisada alamkululiike teha. Et see kõik on võimalik. Ja ma näitan teile ka, kuidas see töötab. Ma korra kontrollin seda. Aha, jäi. Näitan ka, et milline siis välja näeb, kui me need kululiigid oleme ära muutnud. Hüvitamisele. Näete, nüüd ta näeb täiesti teistsugune välja, nagu ta enne oli need suured ikoonid, nüüd on see meie muudetud kululiigid siin. Ja kui ma lähen sõiduauto alla, siis siin ongi need ka, mis ma just lisasin. Nende kululiikide osas saab tegelikult, kui me iiflu kontekstis videost vaatame, siis saab seda selle pealt tegelikult edasi ehitada seda automaatikat ja käsitsemine ei tegema, kui siis määrad ära, siis tegelikult juba seal käsi toimub. Iiflus oli selleks reegel, sa näitasid ka, et kui on transport, siis pane see, et siin ongi võimalik teha teie omad sõnad, kuidas teie oma ettevõttes kasutate, mis sõnu te kasutate, et kuidas teile täpselt sobib, et saate et see ära muuta. Et üks kord läbi mõelda ja teine kord võiks olla juba oluliselt lihtsalt. Kas sa nüüd räägid hinnast ka, et me tahaks kallid külalised lasta räägime hinnast minema, lubasime tundi. Ahah, siia. Kodulehed siis. Lähen lihtsalt Kosport kodulehele. Komm on isegi Kosport.com. Ja siis ongi suures plaanis on 2 suuremaks. Niimoodi. Et suures plaanis siis, nagu ma alguses ka rääkis, on robot digiteerimine ja on siis koos inimese kontrolliga digiteerimine. Ja robot digiteerimine oligi see, mida ma olen teile täna terve päev näidanud ka. Kohe robot annab tulemused. Ja alguses, kui te ettevõtte meie juures loote, alati olete tasuta demo peal, tasuta konto. Tasuta konto on 5 dokumenti kuus. Kui kuu saab läbi, järgmine kuu on uuesti 5 tükki vaba. Kui teil läheb üle, vaate 5 ära, hakkab äpp karjuma, et kuulge, tasuta on läbi, nüüd on võimalik kas valige hinnastamine või kui te ei vali, siis te jääte tasuta demo peale ja järgmine kuu teil on järgmine 5 dokumenti. Siis kuldpakett, siis on 5 eurot kasutaja kohta kuus ja iga kasutaja annab 100 dokumenti ettevõttele juurde. Näiteks, kui teil on 2 kasutajat, 10 eurot ja 200 dokumenti võib läbi selle ettevõtte juba nagu digiteerida. Ja kui läheb üle selle mahu, siis lisatakse 5 eurot juurde ja lisatakse 100 dokumendi digiteerimist juurde. Ja koos inimkontrolliga on meil ka 2 erinevat hinnastamist. Ongi plaatina hinnastamine,
mis on 7 eurot kasutaja kohta ja see hinnast on lisab 30 dokumenti, sest siin on meil ka reaalne otsene kulu, meie inimene peab need dokumendid üle vaatama. Sellepärast on 7 eurosel vähem kui 5 eurosel. Robot digiteerimise puhul meil on iga nagu tükiga ei ole otsest kulu, ei ole. See robot ehitamine alguses on hästi kallis, aga kui ta töötab, siis otsest kulu nagu iga tükiga. Aga kuidas, ma küsiksin edasi järgmise küsimuse, et millal me nägime, et kuidas see tärenada näiteks selle liiklõuga seda ära viidestada saaks? Et mismoodi see valid paketi ja siis tuleb siis saata emale kummale kliendi toele lihtsalt info, et palun pange need liiklust käima ja nii lihtne see ongi, et tegelikult suhteliselt minutitega on võimalik see asi siis ikkagi käima panna, et mingit keerukust ei ole. Ja siis saab seda katsetada, mingit liidestus setup kulu ei ole. Kui on isu, saate panna see kasutada ilma kasvõi ära käima ja proovida ära, et kas ja kuidas see teil töötab. Ja siis, kui on huvi rohkem kasutada, siis juba saab siis siit paketti valida. Et käima panet on lihtne. Aga ma tõmbaks joone alla. Ma tahaks veel rääkida, aga... Selles mõttes mina ütlen suur tänu kõigile, kes tulid. Loodetavasti oli huvitav. Me saime päris hea ülevaate Postpocketi lahendusest. Need, kes Hiiflu lahendust väga hästi ei tea, neile siis oli see info, et õige pea on siis online demo, kus me siis vaatame natuke detailsemalt ja me peame siin selle ruumi õhuga ka midagi ette võtma, et see nii kuiv ei oleks, et ei ajaks kuivaks. Aitäh teile ja soovime teile ilusat kaunist kevadpäeva jätku. Ja aitäh ka minu poolt ja kui teil on midagi, mis on Postpocketi kohta veel on küsimusi, siis võite julgelt meile kirjutada. Aga suur tänu ja kohtume õige päeva. Aitäh!